Selles audioartiklis keskendun 4 teemale. Esiteks, millistes sektorites on kaugtöö osakaal kõige suurem? Teiseks räägin, miks paindlikku töökorraldust endiselt vähe pakutakse, kuigi teatakse, kui väga see inimestele meeldib. Kolmandaks, millised on kaugtööd toetavad lahendused? Ja neljandaks räägime parimate juhtide parimatest taktikatest kaugtöö puhul. Head kuulamist! Kaugtöö ja paindlik töökorraldus. Täna soovin sinu jaoks sisse lugeda ühe artikli, mille ma kirjutasin kaugtööst. Ma panin selle artikli kokku kaugtööd tegevate inimeste juhtidele mõeldes. Ja sellest audioartiklist siis nüüd saad sa teada mitu asja. Esiteks, mis on eduka kaugtöö põhimõtted? Siis räägin sellest, kuidas mõista juhi ja kaugtöötaja omavaheliste suhete olulisust. Ja kolmandaks, kuidas neid suhteid päriselt paremaks muuta? Hakkame pihta. E-kirjadele vastamine lapse spordivõistluse ajal. On sulle tuttav? Meeskonnaprojektidega tegelemine õhtusöögil restoranis. Äkki see. Töötundide nihutamine varasemale ajale, et pärast lõunasteks kohtumisteks aega leida. Sarnaseid näiteid võiks tuua veel mitmeid, kuna tänapäevased töötajad tahavad küll saavutada tulemusi ja edu, kuid ei soovi selleks enam ilmtingimata kellast kellani kontoris istuda. Paljud inimesed ootavad oma tööandjalt paindlikkust tööaja osas, kaugtöö tegemise võimaldamist ja teistsugust töö ja vaba aja tasakaalu kui varem. Eriti kehtib see Y-põlvkonna kohta, need on siis inimesed, kes on sündinud vahemikus 82–2002 ja loomulikult siis ka juba Z-põlvkonna jaoks. Mida on uuritud? Mida räägib kaugtöö uuring, näiteks maailma suurimalt uuringute organisatsioonid Gallup? Gallup on avastanud, et paindlik töökorraldus ja era- ning tööelu tasakaal on töökoha valikul järjest suurema tähtsusega. Maailma ühe suurima era- ja riigisektori uuringuid läbiviiva organisatsiooni Gallupi analüütikute andmetel väidab 51% tänapäevastest töötajatest, et nad vahetaksid töökohta, kui neile pakutakse praegusest paindlikumat töötamise võimalust. Samadel andmetel tegi 2012. aastal 39% töötajatest teataval määral kaugtööd. Aastaks 2016 oli see arv kasvanud 4% võrra 43%-ni ning kasv oli toimunud enamikes sektorites. Covidi ajal ja Covidi järgselt on selle töövormi mõju kogeda saanud nüüd ka 10 000 eestlased ja nende juhid, kes varem sellele teemale isegi ei mõelnud. Selleks, et välja selgitada, mis on kaugtöö mõju inimese tulemuslikkusele üleüldiselt ja pärast COVID-19, analüüsis Gallup läbi 550 töökohta, 35 erinevat rolli ja tegi seda 20 erinevas valdkonnas. See audioartikkel kirjeldabki peamiselt Gallupi poolt kaugtöö uuringutega tehtud avastusi ja nende poolt leitud ettepanekuid. Esiteks, kus on kaugtöö osakaal kasvanud enim? Tuli välja, et kaugtöö osakaal on protsentuaalselt kasvanud kõige enam finants-, kindlustus- ja kinnisvarasektoris. Nendele järgnevad tootmine ja ehitus ning transport ja jaekaubandus ja siis tuleb teadus, arhitektuur, haridus, koolitus, raamatukogundus ja muu selline. Need on siis nii-öelda trendi teises otsas. See, kas paindlikkus töökohal, sealhulgas kaugtöö on hea või mitte, pole ilmselt enam kellegi jaoks küsimus. Paindlik töökorraldus aitab värvata ja hoida talente, tugevdada töötajate sidet ettevõttega ja vähendada kulusid. Samuti soodustab see töötajate iseseisvust, pannes neid tundma, et nad töötavad koos organisatsiooniga, mitte organisatsiooni heaks. 55% Gallupi poolt intervjueeritud juhtidest mainis, et nad on täna rohkem avatud lubama personalil töötada kaugtöö vormis kui enne COVID-19 levikut. Seega, miks on paindlik töökorraldus endiselt vähe lävinud? Kui on selge, et paindlik töökorraldus meeldib inimestele, siis miks seda siiski nii vähe pakutakse? Üks põhjus on see, et mitte kõik ametid, sektorid ja töökultuurid ei suuda ühtviisi paindlikud olla. Kuid teatud loovuse ja pingutuse korral on see enamikel juhtudel vähemalt mingil määral võimalik. Ma toongi nüüd välja mõned mõtted, mida iga juht saab oma organisatsiooni puhul kaaluda. Esiteks, paindlikkus töölaadi ja tüübi osas. Kui paljud
tööandjad ei saa pakkuda paindlikkust asukoha ja tööaja osas, võiksid nad kaaluda paindlikkuse võimaldamist selles, millist tüüpi tööd tehakse. Kui töötaja saab valida näiteks seda, millistes projektides ta osaleb, edendab see innovatsiooni, kohanemisvõimet, suhtlemist ja oskuste mitmekesisust ning tõstab kahtlemata ka motivatsiooni. Teine võimalus on töökohtade ja kohustuste vahetamine. Kui töötaja saab geograafiliselt teises asukohas töötada, kohtub ta uute kolleegidega ning kogeb uusi rolle ja uue kollektiivi dünaamikat. Järgmiseks võiksime mõelda näiteks paindlikust töökultuurist ja keskkonnast. Eduka paindliku töökeskkonna ja kultuuri eelduseks on usaldus ja läbipaistvus. Seega peaksid liidrid ja juhid ennetavalt vastavat töökultuuri üles ehitama ja tugevdama. See tähendab mitte ainult pakkuma erinevaid paindlikke võimalusi töö tegemiseks, vaid ka looma keskkonna, kus töötajad tunnevad end neid võimalusi kasutades mugavalt. Juhid peavad näitama, et nad usuvad ja toetavad organisatsiooni paindlikku töökultuuri ehk näiteks mitte reageerima negatiivselt, kui mõni töötaja iga päev samal kellaajal tööd ei tee. Isegi siis, kui organisatsioonid ei suuda pakkuda kaugtööd või paindlikku graafikut, saavad nad töökultuuri vabamaks muuta, julgustades töötajaid lõunasöögi ja puhkeaegu valima või lubama teatud päevadel vabamalt riides käia. Teine võimalus paindlikku kultuuri edendada on avatud planeeringuga kontorid. Avatud keskkonnas on töötajatel võimalik töötada seal, kus nad soovivad, suurendades niimoodi innovatsiooni, loovust ja tootlikkust, olgu töökohaks diivan, koosolekuruum, jooksulindiga töölaud või lihtsalt nurgas olev kotttool. Pean aga siinkohal oluliseks mainida, et avatud kontor sobib Susan Caini uuringute järgi ennekõike ekstravertsetele inimestele ja võib hoopis mõjuda pärssivalt introvertidele, keda on vähemalt üks inimene 3. Ehk kui sa ise oled introvert või su tiimis on palju introverte, siis palun tea, et uuringud näitavad, et avatud kontor tõmbab selliste inimeste produktiivsust alla. Et neil kindlasti peab olema oma vaikne nurgake, kus nad saavad oma asju teha ja nad on kindlasti koosolekute võtmes võimelised inimestega rääkima ja see on okei, aga lihtsalt oma põhitöö tegemiseks on vaja oma ruume, kus teised ei sibli ja ei seleta. Nüüd, töökohtadel, mis eeldavad klientidega suhtlemist, näiteks klienditeenindajad, on paindlikkuse leidmine kaugtöö puhul või ilma kõige raskem. Siiski on ka teenindussektoris selle pakkumine võimalik ja isegi hädavajalik, kui mõtleme sektori järjest suureneva tööjõupuuduse või nende ametikohtade vähese atraktiivsuse peale. Näiteks lõi üks teenindussektoris tegutsev ettevõte digitaalse keskkonna, kus töötajad saavad hõlpsasti vahetusi koordineerida ja paluda vajadusel kellelgi end asendada. Vahetuste vahetamine ei ole midagi uut, kuid tarkvara ja sotsiaalsete platvormide kasutuselevõtt, mis muutis vahetuse muutmise lihtsamaks, aitas ettevõttel luua kultuuri, kus tööaegade vahetamist ei tajutud. Teine ettevõte pakub töötajatele punkte, hüvesid või täiendavaid vabu päevi kolleegide vahetuste ülevõtmise eest. Nüüd edumeelsed organisatsioonid saavad aru, et paindlikkus on rohkem kui lihtsalt töötaja hüve. See on ettevõtte tulemuslikkuse võimas parandaja ja asi, mida noorema põlvkonna töötajad elementaarseks peavad. Kõik ametikohad ei saa olla samavõrd paindlikud, kuid võimaluste otsimine, kuidas paindlikkust suurendada, on igal juhul jõupingutust väärt. Ilmselt mõtlevad paljud juhid, kas kaugtöö mõjub ikka tootlikkusele hästi. Ja peab tunnistama, et nad ei ole üksi. Viimastel aastatel on mitmed ettevõtted, näiteks Yahoo, Best Buy, Bank of America, otsustanud kodus töötamise programmid kas lõpetada või nende osakaalu oluliselt vähendada. IBM on kõrvaldanud kaugtööd turunduses ja inseneritöös peaaegu täielikult. Nende ettevõtete juhid märkisid muudatuse põhjusena vajadust parandada meeskonnatööd, koostööd ja kommunikatsiooni. Paraku ei olegi kõik, mis puudutab kaugtööd, roosiline. Selgub, et töötajad, kes teevad tööd ainult eemalt, on oma tööle vähem pühendunud. Viimasel 4 aastal on selliste töötajate arv tõusnud COVID-19 väliselt
15%-lt 20%-le. Tõenäoliselt kasvab mitte pühendunud töötajate osakaal veelgi, sest töötajate soov ja ootus kaugtöö võimalikkusele näitab järjest suurenevat trendi. Peale COVID-19 esimest lainet mainis 50% pandeemia ajal kodus töötanud inimestest, et sooviks võimaluse korral edaspidi sellisel kujul töötamist jätkata nii palju kui võimalik. Kahtlemata peavad juhid arvestama töökoha nõudmistega ja sellega, kuidas kaugelt töötamine võib mõjutada äri eesmärke. Eespool mainitud Gallupi uuring ütleb aga, et töötajad, kes teevad osaliselt kaugtööd, töötavad ajaliselt pisut rohkem ning vastupidiselt oodatule on tegelikult rohkem pühendunud kui need töötajad, kes kaugtööd üldse ei tee. Kaugtöö ise ei tekita aga koheselt suuremat pühendumist. Vastupidi, selleks, et pühendumust tõsta, peab juht töötajaga suhte loomiseks ja hoidmiseks päris palju pingutama. Pühendumuse kasvule omab kõige suuremat mõju see, kui töötajad teevad tööd väljaspool töökohta 3-4 päeva nädalas ja oluline on sihtidagi tasakaalu. Enamiku ajast teevad nad tööd mujalt, kuid neil on endiselt võimalik juhtide ja töökaaslastega näost näkku kohtuda. Toon siia ühe originaalartikli välise mõtte, mida ma hiljuti lugesin. Et point on selles, et näiteks, et need kontorist eemaloleku päevad, oletame on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja siis neljapäev, reedel oleks kontoris. Ja siis selle kokkuleppe, mis päevadel me oleme kontoris ja millal me oleme kodus ja selle lubaduse, võiks isegi öelda, annavad töötajad mitte juhtidele, vaid nad annavad selle üksteisele. Sest kokkuvõttes me peame teadma, et mis on need päevad, kus me kõik saame aru, et nendel päevadel me saame mõnusalt koostööd teha, asju mõelda. Ja või millised on need kindlad päevad, kus me saame tähistada edu, mida me oleme koostöös loonud, või saada uute kolleegidega tuttavaks ja jagada üksteisega, mis toimub olulistes kliendisuhetes. Aga kokkuvõttes on kaugtöö edu võti juhi käes. Ma märkisin varem mitmes kohas, et suhted mängivad kaugtöö edukuses tähtsat rolli. Ainult kaugtööd tegevaid töötajaid võib olla nii juhil kui ka ülejäänud meeskonnal raskem tundma õppida ning nende inimeste tugevustest ja vajadustest on tihti raske aru saada. Tõhusaks juhtimiseks on aga inimese tundmine hädavajalik. Samuti on 100% kaugtöö tegijal keeruline õppida tundma oma kaastöötajaid ning leida nendega parimaid koostöökohti. Juhid ei saa kaugtöötajaid kööginurgas kõnetada, et uurida, kuidas neil läheb, anda neile tagasisidet või küsida, kuidas käsil olevad projektid edenevad. See on aga suhteliselt nokk kinni saba lahti olukord, sest omamata oma meeskonna liikmetega tugevat isiklikku kontakti, suurendavad juhi riski, et head kaugtöö tegijad lähevad tööle teistesse ettevõtetesse. Seega, mis on parimate juhtide parimad taktikad kaugtöö puhul, mis ma olen leidnud? Ma olen rääkinud erinevate Eesti ettevõtete juhtidega, kus kaugtööd tehakse. Ma toon ära 3 peamist nõuannet, mida enamik neist oma töötajate kaasamisel ja nendega suhete tugevdamisel tähtsaks peab. Esiteks, tee asju teadlikult. Kuna on väga oluline, et iga töötajaga tema arengust rääkida, peab juhil olema plaan, kuidas ja millal ta kaugtöötajatega suhtleb. Erinevate organisatsioonide juhid on rõhutanud, kui tähtis on oma töötajaid inimestena tundma õppida ja hoolida neist kui indiviididest. Selline tähelepanu loob töötajale turvatunde ja vundamendi usaldusele. Töötaja peab tundma, et on kaasatud ja juht on tema jaoks olemas. Kui juht pingutab, et e-kirjadele, kõnedele, sõnumite või videovestluste abil personalil kätt pulsil hoida, loob see piisavalt tugeva sideme, milles töötaja tunneb vastutust oma töö eest, kuid säilitab samas iseseisvuse. Teiseks on öeldud, et loo virtuaalne kogukond. Kaugtöötajatel on lihtne ent kõrvale jäetuna tunda, kui nad igapäevaselt kolleegide ja juhiga näost näkku ei kohtu. Tänapäevaste vahenditega on aga lihtsasti võimalik luua nii-öelda virtuaalne kogukond, kus meeskond regulaarselt kokku saab. Ma toon ühe minu jaoks inspireeriva näite. Ühe Eestis tegutseva rahvusvahelise IT-organisatsiooni osakonna juhataja korraldas näiteks lapsepuhkusel olevale töötajale virtuaalsed katsikud.
Ta organiseeris nii, et tort ja lilled jõudsid töötajale õigel ajal kulleriga kohale ning kogus videokonverentsi kaudu meeskonna kokku, et kolleegi rõõmu koos tähistada. Kõik ei pea samavõrra pingutama, aga väga tähtis on tekitada kaugtöötajas tunne, et ta kuulub sinu meeskonda. Kui teie organisatsioonis pole praegu kaugtöötajaid, võivad need tulevikus tekkida. Oluline on mõista, kuidas nendega suhteid luua ja neid ka hoida ning aidata neil häid tulemusi saavutada. Ja kõige esimene samm ongi usalduse loomine. Gallup küsis enam kui 10 000 juhuslikult valitud inimeselt küsimuse, millisel juhil on nende igapäevaelus kõige positiivsem mõju ja palus ette antud loetelust valida 4 sõna, mida suhe juhiga neile annab. Peamised vastused olid usaldus, heatahtlikkus, stabiilsus ja lootus. Usaldus on igas suhtes tähtis ja töösuhe kontorikaaslaste või kaugtöötajatega ei ole erand. Uuringud toovad välja, et kui töötajad ei usalda organisatsiooni juhtimist, on nende pühendumuse tõenäosus 8%. Kui aga usaldus on tekkinud, siis tõuseb pühendumuse tõenäosus organisatsiooni tulemustele 50%. See on rohkem kui 6-kordne tõus. Seega usaldus töökohal suurendab kiirust ja efektiivsust ning lõpuks ka tulemuslikkust. Seega, mis võiksid olla need kaugtöö põhimõtted, mis aitavad kaasa kaugtöötajatega usalduse loomisele ja selle säilitamisele? Mis on kaugtöö põhimõtted, millest lähtuda kaugtöö korraldamisel nii, et see oleks igas mõttes edukas? Esiteks, ülitähtis on ootuste selgitamine kaugtööle. Selged ootused näitavad, et juht mõistab ja hindab töötaja panust ning aitab tal edu saavutada. Teiseks, töötaja varustamine materjalide, seadmete ja teabega. Vähesed asjad on häirivamad kui see, et inimesel palutakse midagi ära teha, kuid ei anta selleks piisavalt ressursse. Õige info omamine on kaugelt töötajale eriti olulise tähtsusega. Korralda regulaarseid meeskonna kohtumisi ning hoolitse selle eest, et kaugtöötaja oleks kolleegidega ühenduses. Vastasel korral kaob seotuse ja kuuluvustunne. Samuti veendu, et kaugtööd tegeval inimesel oleks tegelikkuses oma töö keskendunult tegemiseks vajalik keskkond. Oma vanemate, laste või naabritega klaarimine töö ajal ei ole kindlasti produktiivsust soosiv. Järgmiseks, sagedane arutelu töötajaga tema võimete ja oskuste teemal on samuti tähtis. Aruta oma kaugtöötajatega, kuidas nad saavad oma võimeid kõige paremini rakendada ning anna neile pidevat tagasisidet. Võta teemaks nende oskused ja üldine tulemuslikkus ning võimalused, mis aitaksid neil õppida ja areneda. Näita, et sa hoolid. Üks kaugtöötaja, keda tean, nimetan teda täna Tõnuks, ütleb, et mõnikord saadab juht talle ilma põhjuseta kontoritarbeid. Vahel on see mõni tema tööga seotud raamat, teinekord pakk pastakaid või mis iganes. Iga pakiga on kaasas kiri, mis selgitab, kuidas paki sisu on seotud Tõnu võimete ja tööga. Näiteks, juht kirjutas, mõtlesin, et sinu suurepäraste kommunikatsioonioskustega võib sul uusi kõrvaklappe vaja minna. Või ma tean, kui palju sa uue piirkondliku raportiga vaeva näed, saadan sulle lisaenergia saamiseks kohvikapsleid. Tõnu jaoks on oluline, et juht tema ees seisab, kuid selliseid isiklikke kirju hindab ta veelgi enam. Nende kaudu näitab juht, et ta soovib Tõnu tugevaid külgi võimalikult hästi ära kasutada ning edasi arendada. Ta ütles mulle, et kui sul on juht, kes aitab sul olla nii hea, kui vähegi suudad, siis tahad sa veelgi rohkem panustada. Seega, siin on väike spikker kaugtöötaja otsesele juhile. Sa ei saa sundida inimesi ennast usaldama. Näita hoopis, et sind saab usaldada. Selleks on 5 soovitust. Pea töölevõtmise käigus antud lubadusi. Teiseks, varusta kaugtöötaja kõige vajalikuga. Kolmandaks, taga see, et kui kaugtöötaja annab endast parima, siis sa tunnustad teda selle eest. Neljandaks, võimalda kaugtöötajale ligipääs kõigile vajalikele andmetele. Ja viimaks, loo ühendus kaugtöötaja ja tema kolleegide ning klientide vahel.
Sinu inimesed soovivad paindlikkust, kuid nad ei taha tunda ennast eraldatuna või veel hullem isoleerituna. Inimesed vajavad kontakti ja mitte ainult kolleegide, vaid ka kogu organisatsiooniga. Nüüd on aeg uurida, kuidas hoolivuse näitamine mõjutab kaugtöötajate pühendumust. Kõik töötajad peavad tundma, et nende juht tõepoolest hoolib neist. Parim viis selleks on uurida, mis on töötajale tähtis nii tööl kui elus üleüldiselt ning sellele piisavalt tähelepanu pöörata. Näiteks, kasulik on meeles pidada sinu töötajate jaoks oluliste inimeste nimesid, sündmusi ja tähtsamaid verstaposte nende eludes. Vajadusel tee märkmeid ja heida neile pilk iga kord enne töötajaga rääkimist. Kaugtöötajad on inimesed, kes tahavad tunda, et juht hoolib nende eludest nii tööl kui ka väljaspool seda. Timo, kes haldab kaugelt töötajaid veebidisainerid, õppis hoolivust üles näitama läbi korraliku apsaka. Tema töötaja palus vaba aega, mille ta ka sai. Paar kuud hiljem küsis Timo, kas töötaja oli oma puhkust nautinud. Too vaatas Timole tühja pilguga otsa ja kõndis sõnagi lausumata minema. Teine töötaja selgitas, et ta ei olnud palunud vaba aega puhkuseks, vaid selleks, et oma pojaga pärast rasket õnnetust haiglas olla. Timo mõistis, et ta ei olnud kunagi piisavalt aega leidnud, et oma töötajate elude vastu päriselt huvi tunda. See disainer ei olnud Timole rääkinud kriisiolukorrast oma peres, sest ta ei uskunud, et Timo hoolib temast kui inimesest. See hetk õpetas Timole, et juhid peavad teadlikult töötajatega kontakti otsima, sest juhuslikke võimalusi heatahtlikkuse näitamiseks ei tule muidu piisavalt. Selleks, et näidata, et päriselt hoolid oma kaugtöötajatest ja mõista, kuidas see mõjutab positiivselt teievahelisi suhteid, tunnusta ja kiida oma kaugpersonali tihti. Töötajad soovivad oma tööd hästi teha ning samuti ootavad nad, et nende tehtud märgatakse. Kas või lihtsalt tänusõnad, sõnumid ja meilid on siinkohal ülimalt olulised. Kui töötaja oma juhiga samas kontoris on loomulikult juhil lihtsam tema edusamme märgata ja inimesi tunnustada. Kui aga asutakse erinevates kohtades, on automaatselt ka vähem võimalusi töötaja edusammude märkamiseks, veel vähem nende tunnustamiseks. Mõnikord juhid lihtsalt ei tea, mis toimub ja mille üle töötajad kõige uhkemad on, sest paljud töötajad ei anna oma edusammudest valju häälega teada, kuna seda võidakse tõlgendada kiitlemisena. Enamik juhte, kellega ma koostööd teen, ei taha enda ega oma inimeste aega raisata ja hoiavad seetõttu tihti suhtluse fokusseerituna vaid mõõdetavatel eesmärkidel, mida on vaja saavutada. Kuid ainult sellest ei piisa kaugtöötaja kaasamiseks ja tulemuslikkuse hoidmiseks. Juht peab teadlikult ja regulaarselt töötajalt tema edusammude kohta uurima ja teda nende eest ka tunnustama. Olen näinud seda hästi toimivat mitte ainult üks-ühele kohtumistel, vaid ka meeskonna koosolekutel, kus kõik annavad teada oma viimastest edusammudest või meilisõnumites, milles samuti meeskonna liikmed teistega oma saavutusi jagavad. Töötajad hindavad väga võimalusi oma tööst rääkida, eriti seda, kui juht nende käekäigu järele isiklikult uurib. Nüüd selleks, et teada, kas sa oled piisavalt hoolivust üles näidanud, küsi endalt iga nädal järgmised 5 küsimust. 1. Mida olen sellel nädalal teinud, et näidata oma inimestele, et ma hoolin neist? 2. Kuidas ma saan oma käitumist muuta, nii et minu inimesed tunneksid, et nad on minu jaoks olulised? 3. Kuidas ma saan kaugtöötajatega ja nendega, kes on kontoris, tihedamat koostööd teha? 4. Kas ma olen rohkem küsinud või käskinud? Ja 5. Kas ma olen tundnud piisavalt huvi oma töötajate töövälise elu vastu? Räägime nüüd edasi turvalisusest ja selle tõstmisest. Gallupi uuringud näitavad, et töötajad, kellel on suur usk oma organisatsiooni heasse tulevikku, on 9 korda tõenäolisemalt pühendunud kui need, kellel organisatsiooni tulevikku usku ei ole. Parimad juhid kasutavad töötajatele turvatunde pakkumiseks nii-öelda läbipaistvuse suurendamist
kõige tõhusamad viisid selleks on vaadata tagasi ja vaadata edasi. Mida ma mõtlen sellega? Alustame tagasivaatest. Stabiilsuse ja turvatunde loomine kaugtöötajatega algab regulaarse info jagamisest ettevõtte käekäigu kohta ning selle lahti seletamisest. Võrrelda tuleks finantsmõõdikuid, näiteks käibe- ja kasuminumbreid eelmise perioodi tulemustega ning selgitada, kuidas need mõjutavad ettevõtte stabiilsust ning kaugtöötaja töökohakindlust. Samas, mis on vaade tulevikku? Edukad organisatsioonid seavad sihte, eesmärke ja tulevikuprognoose. Juht peaks vastavat infot jagama nii kontorist kui ka kodus tööd tegevatele töötajatele vähemalt kord kvartalis peetavatel koosolekutel. Samuti peaks organisatsiooni tulevikuplaanid üle vaatama igakuistel meeskonna kohtumistel. Üks-ühele vestluste ajal saab kaugtöötajale selgitada tema rolli organisatsioonis ja selle tulevikus. See aitab töötajal oma võimeid paremini kasutada ning tugevdab juhi ja töötaja vahelist sidet. Sõltumata sellest, kas organisatsiooni uudised on head või halvad, tunnevad töötajad end paremini, kui juhid on kogu info osas avatud ja arutavad uudiseid oma inimestega. Mõtle ise, kuidas sa end tunned, kui saad ainult osa teabest. See tekitab kohe kahtlust ning paneb tonte nägema seal, kus neid pole. Ühe logistikaettevõtte juht leidis läbipaistvuse suurendamiseks hea viisi. Tema autojuhid ei saa ilmselgelt töötamise ajal lugeda ja nad ei pruugi pärast pikka päeva mingitest tööasjade lugemisest huvitatud olla. Seega kirjutab ta kord nädalas ülevaate olukorra kohta ettevõttes ning sektoris üldisemalt. Ta kirjutab ka autojuhtide töö edukusest ja nende olulistest elusündmustest kodus. Ta teeb kõik, et inimesed teaks, mis toimub ning ei muretseks selle pärast, mida nad kusagilt kuulevad või veelgi hullem, ei kuule oma töö, meeskonna ja juhtide kohta. Kuid ta ei saada kunagi neid ülevaateid oma autojuhtidele. Selle asemel loeb ta need oma telefoni ja laeb üles podcasti, mille ta spetsiaalselt oma meeskonna jaoks tegi. Autojuhid laevad iganädalased ülevaated alla ja kuulavad neid sõidu ajal. Nii saavad nad vajaliku info juba töö tegemise ajal kätte ning tunnevad kaasatust ja kuuluvust oma meeskonda. Stabiilsuse ja turvalisuse tagamine nõuab juhilt kahtlemata pingutust. Selleks küsi endalt iga nädal 6 järgmist küsimust. Esiteks, milline info organisatsiooni tegemiste kohta on minu enda turvatunnet suurendanud? Teiseks, kas ma saan seda oma kaugtöötajatega jagada? Kolmandaks, mida ma saan teha, et kaugtöötajad tunneksid ennast organisatsioonis partneritena? Neljandaks, mida ma saan teha, et kaugtöötajad tunneksid end ka tulevaste muudatuste keskel turvaliselt? Viiendaks, kas ma tean, mis on iga minu kaugtöötaja jaoks kõige olulisem? Ja kuuendaks, kas ma olen aidanud neil näha, kui tähtis on nende töö meie meeskonna ja organisatsiooni tuleviku seisukohalt? Kui Gallup analüüsis juhtide mõju tervele organisatsioonile, oli kõige tähtsam küsimus töötajatele see, kas nende ettevõtte juhtkond tekitab neis tuleviku suhtes lootust ja entusiasmi. Kaasatud töötajatest vastas küsimusele positiivselt 69%, võrreldes 1%-ga mitte kaasatuid, kes väitega ei nõustunud. Määratleme aga kõigepealt, mis see lootus üldse on ja mis paneb inimesi tulevikku entusiastlikult suhtuma. Vara lahkunud Dr. Shane Lopez, Gallupi vanem teadur, veetis oma karjääri lootust uurides. Ta määratles lootuse kui usu, et tulevik tuleb parem kui olevik, teades, et me saame oma tulevikku ise mõjutada. Just sel põhjusel on oma inimestele lootuse sisendamise võime iga juhi puhul väga oluline. Võiks isegi öelda, et elementaarne oskus. Nüüd kaugtöötajatele annavad lootust järgmised tegevused. Esiteks, kaugtöötajate arengu soodustamine. Sõltumata sellest, kas töötaja teeb tööd kodust või kontorist, on karjääri edendamise võimaluste puudumine üks peamine põhjus, miks töötajad ettevõttest lahkuvad. Areng keskendub tavaliselt tulevikule. Arengu toetamine ütleb töötajatele, ma usun sinusse, sa lisad meie meeskonnale väärtust. Ma näen sind meie meeskonna ja organisatsiooni tuleviku lahutamatu osana.
lootuse tekitamise parimaid viise on aidata oma kaugtöötajatel õppida ja kasvada nende jaoks olulistes valdkondades, mis toovad kasu kogu meeskonnale ja organisatsioonile tervikuna. Üks taktika, mida ettevõtted saavad kasutada, on ka firmasiseste tööpakkumiste ümbervaatamine. Enamiku selliste pakkumiste probleem on selles, et need kujutavad endast vaid vakantsete ametikohtade väljakuulutamist. Töötajal on aga vaja teada, mida on võimalik ettevõtte sees saavutada. Kontoris tööd tegevad inimesed teavad seda, kuna nad puutuvad erinevaid ülesandeid täitvate inimestega iga päev kokku ning näevad, kuhu on võimalik areneda. Kaugtöötajatel sellist võimalust aga ei ole. Sellepärast peaksid ettevõtted sisemisi töökuulutusi just selle pilguga vaatama. Kas seal on kirjeldatud ülesandeid ning näidatud võimalusi selle asemel, et öelda lihtsalt, et vabanenud on üks või teine töökoht. Et teada saada, kui hea lootuse sisendaja sina oled, küsi endalt iga nädal 7 järgmist küsimust. 1. Kes on meie organisatsioonis liidrid, kes inimestele kõige rohkem lootust sisendavad? 2. Kas ma annan oma kaugtöötajatele nende räägitu edasi? 3. Mida ma sel nädalal kuulsin, mis andis mulle endale lootust? 4. Kas ma olen seda oma kaugtöötajatega jaganud? 5. Kas ma aitan kaugtöötajatel näha, et nad on osa meie organisatsiooni tulevikust ja kuidas nad täpselt sellele kaasa aitavad? 6. Kuidas ma saan tekitada võimalusi, et kaugtöötajad üksteisele rohkem lootust sisendaksid? Ja 7. Mida ma saan teha, et kaugtöötajad ei kaotaks ka halbade uudiste puhul lootust? Kui juht ei anna edasi lootust ega väljavaateid heale tulevikule, siis ei tee seda ka keegi teine. Kui organisatsiooni eesmärk on kõikide töötajate kõrgem tootlikkus, siis tuleb inimesi juhtida nii, et nad teaksid, milline on tulevik ja et te jõuate sinna koos. Kui sa oled selle audioartikli kuulamisega siiani jõudnud, oled ilmselt märganud läbivat teemat. Kõige tõhusamatel juhi ja kaugtöötaja vahelistel suhetel on emotsionaalne komponent. Usalduse suurendamine, hoolivuse näitamine, stabiilsuse tagamine ja lootuse andmine ei ole ratsionaalsed, tehingutega seotud tegevused, nagu näiteks tööaruannete kontrollimine. Need on inimsuhteid tugevdavad tegevused. Need on isiklikud ja need on hädavajalikud. Töötajate pühendumine sõltub suhete tugevusest. Kui inimesed tunnevad emotsionaalset sidet oma ülemuse ja organisatsiooniga, siis teevad nad ka paremat tööd. Nad on produktiivsemad, nad pakuvad heal meelel välja oma ideid, nad on valmis enam oma kolleege abistama ja nad aitavad iga päev oma organisatsioonil edukamaks saada. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.